istun siin päevik ees ja vaatan, kuidas hommikune valgus tasakesi köögilauale valgub. On vaikne. Selline vaikus, mida ma kunagi kartsin, kuid mis nüüd tundub tuttav ja lohutav. Täna tahaksin ma lihtsalt kirjutada. Mitte selleks, et leida vastuseid, vaid selleks, et kinnitada endale. Ma olen olnud teel. Kõik algas palju vaiksemalt, kui ma kunagi arvasin. Elena ilmus mu ellu nagu soe hingus külmal hommikul. Ta ei tulnud midagi ära võtma ega muutma. Ta lihtsalt jäi. Meie esimesed jalutuskäigud pargis, need vaiksed sammud kõrvuti, andsid mulle tagasi midagi, mida ma ei osanud enam oodata. Usalduse. Käisime poodlemas, naersime tobedate pisiasjade üle ja need kohvikukülastused. See, kui istud kellegagi koos, vaikid ja tunned, et oled mõistetud, ilma et peaksid midagi selgitama, see oli uus maailm. Mu suhe naabrimees Volliga muutus samuti sügavamaks. Tema vaiksed tervitused, aeglased jalutuskäigud aias olid mulle nagu nähtamatu turvavõrk. Samal ajal avas Elena oma nõustamiskabinetti, hubase ja rahuliku koha, kus peeglid ei olnud mitte klaasist, vaid inimestest. Peagi kutsus ta mind sinna kogemusnõustajaks. Ma kõhklesin kaua. Kas keegi nagu mina, haavatud ja katki olnud, saab olla kellelegi teiseks toeks? Aga lõpuks astusin üle selle läve. Ja seal, nendes vaikselt jagatud lugudes ja kuulatud sõnades, hakkasin ma tasapisi tagasi leidma ka iseennast. Elena leidis oma väikese unistuse maamaja näol. Maja, mis seisis vaiksel metsalagendikul, vanad puud ümberringi, tuules sahisev katus, see tundus nagu pelgupaik, kus võiks kõik raskused hetkeks unustada. Me unistasime koos. Aed täis lilli, hommikukohvid rõdul, varahommikused jalutuskäigud Kastemärjal rohul. Kuid elu armastab katsetada neid, kes on hakanud uskuma rahusse. Anti ilmus taas mu ellu. Mees minevikust, kelle vari polnud kunagi päriselt kadunud. Anti ei tulnud, et andeks paluda ega asju parandada. Ta tuli, et meenutada mulle, kui valus võib olla usaldus. Veelgi enam tuli välja, et Anti oli tegelikult Elena poolvend. See avastus lõi meid mõlemaid rivist välja. Kõik, mida oleme ehitanud, kõik meie vaiksed hetked sai äkki varjude poolt üle ujutatud. Ja siis Elena unistus põles sõna otseses mõttes tuhaks. Maamaja, kogu tema lootus ja soe tulevik kadus ühe ainsa ööga. Istusime taas köögilaua ääres, vaikides, kohvikruusid peos. Ma mäletan, kuidas Elena silmad olid tühjad ja kuidas ma tahtsin talle öelda, et kõik saab korda, aga ma ei suutnud. Sest mõnikord ei saagi midagi lihtsalt korda teha. Mõnikord saab ainult olla. Just siis ilmus mu ellu Matilda, vana naine, kelle vaikuses oli rohkem tarkust kui sadades raamates. Mäletan, kuidas ta istus Elena maja elutoas, käed rahulikult süles ja vaatas küünlas põlevat leeki. Ta ütles vaikselt: Agne, mõnikord tuleb kõige suurem valgus läbi kõige sügavama varju. Need sõnad jäid minuga. Pärast põlengut tõi saatus veel ühe kummalise niidi esile. Anti tutvus haiglas nooreme tõega, Eva-Liisaga. Ja juhuslikult või mitte, selgus, et Eva-Liisa oli Matilda lapselaps. Minevik ja olevik põimusid taas ootamatul ja valusal viisil. Vahepeal võttis elu minult jõu. Mu süda, mu väsinud süda ütles üles. Haigla valged seinad, ööd täis masinate piiksumist ja hinge kinnihoidmist. Mäletan, kuidas Elena istus mu voodi kõrval, sõrmed õrnalt mu käe ümber ja ma mõtlesin, et kui ma ka peaksin nüüd lahkuma, siis vähemalt tean, et ma ei olnud üksi. Ma ei lahkunud. Ma tulin tagasi. Aga kui ma tulin tagasi, oli maailm jälle muutunud. Naabrimees Volli oli lahkunud oma vaiksel ja väärikal moel. Ma tundsin tema puudumist iga kord, kui aknast välja vaatasin ja ei näinud enam tema aeglasi samme aias. Ja siis ilmus välja Volli poeg, Alex. Ta seisis ukse taga sõnadeta, kuid tema kohalolus oli midagi tuttavat. Ta ei püüdnud midagi võtta ega midagi parandada. Ta lihtsalt oli. Ja vahel sellest piisab. Elena leidis endale uue koha. Mitte unistuste suvemaja, vaid kodu, mille seinad olid täis sõprust, soojust ja julgustust. Me aitasime seda koos luua. Iga mööbliese, iga taim aknalaual rääkis meie edasi. Sel ajal ilmusid mu ellu Hanno ja Säsil. Hanno oli vaikne ja tugev nagu kalju. Tema kohalolu oli rahustav. Säsil, tema oli nagu kevadine torm. Noor, vaba, metsik ja siiras. Ta ütles välja, mida mõtles, kartmata. Tema naer oli vali ja tema kurbus aus. Mõnikord tundus mulle, et tema kohalolu meenutas mulle, kui oluline on jääda iseendaks, isegi kui see tähendab vahel tormi keskel tantsimist. Hanno kohalolu muutus ajapikku millekski enamaks. Tema naeratused, vaikne toetus, tema oskus kuulata ilma katkestamata. See polnud tormiline armastus, vaid aeglane ja kindel kasvamine. Kuid elu polnud veel lõpetanud oma proovilepanekuid. Mu isa lahkus raskelt ja rängalt, jättes maha pärandivaidluse, mis kiskus lahti haavad, mida ma arvasin olevat juba parandanud.
See oli raske aeg, mitte vara, vaid mälestuste ja südamevalu pärast. Aga just siis, kui tundus, et ma kaon taas varjudesse, hoidis mind Hanno käsi ja Elena soe pilk. Ja iseenda vaikne hääl, mis sosistas. Sa oled tulnud liiga kaugele, et nüüd alla anda. Täna siin ja praegu tean ma seda. Ma ei ole enam see, kes ma olin. Ma olen kõndinud läbi vaikuse ja tormi, kaotuste ja uute alguste. Ma olen õppinud, et mõnikord on vaikus vastus kõigele. Et valgus tuleb tagasi, mitte alati korraga, vaid tasa ja kindlalt. Ja isegi kui elu jääb alati veidi habras, siis mina olen endale lõpuks koju jõudnud.